6. käik. Tere õhtust, kallid rallisõbrad! Monte Carlo ralli on täies hoos. Võib öelda, esimene täispikk võistluspäev on jõudnud õhtusse vähemalt ralli 1 autode osas ja selles osas, mis meid kõige rohkem puudutab ja huvitab. Saatejuhid 6. käigul sel nädalal jätkuvalt ja ainult Gunnar Leheste ja Roland Poom. Tere õhtust ka minu poolt ja ma lisan siia ära kohe, et kui ma siia Delfi Majja Ekspress Majja sisse astusin, siis podcasti juht, sõber Priidik ütles, et kuulge, et ülespoole läheb see graafik, nii et kõik, kes te meid kuulate. Põhimõtteliselt mehed nutab veel vaja ära süüa. Jah, et ma lubasin talle, et me oleme siin võib-olla mitte selle nädala lõpuks, aga mõne ralli lõpuks oleme esimesed, nii et kes te kuulate meid, te peate tulema tagasi. Kuulake veel, me tahame number 1 olla. Jaa. Kuidas see läheb elu siis Rakveres? Rakveres läheb elu nii nagu Tallinnas, ma arvan, suures pildis, et on lumine ja libe ja mina lapsevanemana liiga palju sinna linna peale ei satu. No mida ma ei satuks ilmselt ka Tallinnas, nii et üldiselt vahet ei ole. On sul mõni mänguväljak ka kodu lähedal? Jaa, mul on mänguväljak põhimõtteliselt üle mu maja. Nagu üle tee on mänguväljak, nii et see on hea. No rõõm on see, et natukene lund on leitud ka Montes ikkagi üles. Mind hirmutati küll väga ära, et täiesti suvine ilm ja lund pole kuskil, aga õnneks mingid Monte elemendid mingil katsel on ikkagi jäänud. Jaa, ja ma arvan, et me peamegi kohe rääkima selle täna hommikuse esimese katse ära, sest Jaan hakkab kindlasti sellest rääkima pikalt ja laialt. Ma tean, millest Jaan täna pikalt ja laialt räägib. Ühesõnaga, kes võib-olla ei jälginud nii pingsalt täna, et täna oli ikkagi tööpäev, siis esimene katse kohe oli võib-olla üks väheseid lõike selle ralli peale, kus oli jääd, sellist puhast jääd umbes 50 meetri ulatuses ja see hakkas püüdma ja püüdis ka Ott Tänaku kinni ja lisaks oli seal veel ka Takamoto Katsuta, kes jäi umbes 5 minutiks kinni. Lisaks veel käis seal Munster ja veel tegelikult Rally 2 mehi käis seal, nii et see oli päris triki koht. Oti tulekut, ütleme, see oli selline väga piiri peal. Alguses meelitas, lõpus läks ikka see tagumine ots alt ära. Tõenäoliselt Kässeriga puudutas seal ja see tagaots puudutas lumevalli kergelt, mis seal väike oli ja see tõmbas kohe nina sisse, et ütleme nii, et väike ebaõnn, sest tegelikult oli näha, et kiirus oli õige. Aga mõne mehe puhul oli küll selline, Katsuta puhul oli näha, et seal ei olnud mingit küsimust. Et oleks saanud ka hullemini. Jaa, absoluutselt. Ma arvan, me sellest jõuame veel rääkida, proovime ära kõne Jaan Martinsonile kappi, sest Jaanil tuleb kohe meediatund peale. Vaatame, mis seisus Jaan on. Meil on nüüd Jaan Martinson telefoni otsas. No ma Jaan tean, sul on olnud väga seikluste rohke päev. Sa päeval korra helistasid mulle, aga räägi nüüd kuulajatele ka, millised seiklused sind saatsid täna? Ja no paraku on siin Prantsusmaal üleriigiline põllumeeste streik ja kõik kiirteed on blokeeritud. Kiirtee sissepääsude ees on traktorid kenasti pargitud, siis on sinna veetud põhukuhjasid ja laotatud ka natuke sõnnikut, et oleks maalõhna tunda, aga okei, no see ei ole nagu probleem, kuna ka väiksemad teed viivad kenasti siis Roomist, kus ma elan, Kappi, vahemaa on umbes 50 kilomeetrit. Aga paraku jätkus niimoodi, et hakkab neid väiksemaid teid pidi sõitma ja liikluskiirus oli kohati 8 kilomeetrit tunnis, siis sai gaasi nii-öelda põhja suruda 20 kilomeetrise tunni kiirusega sõita ja põhjus oli selles, et traktorid olid ennast kõsinud autode ette ja sõitsid siis piisavalt aeglaselt, et kogu seda ketti takistada. No aga räägime võistlusest ka. Kuidas sul mulje on jäänud, kuidas Ott Hyundai's liigub? No, sai nagu rääkida Otiga ja ta ütles, et 80% kiirusega on auto väga hästi sõidetav. Aga selge see, et esikoha pärast 80% kiirusega ei sõida ja ta ütles, et ikkagi praegu õpib autot tundma ja proovib seda endale mugavaks teha ja proovib aru saada, kuidas auto käitub, et ega tal ju 2 aastat tagasi, kui ta Hyundai's sõitis, ega ta ei olnud ka liiga sinasõber Hyundai'ga. Nüüd on seda autot natuke täiustatud, natuke parandatud ja
ja kõike muud säärast, aga ikkagi autoga kohanemiseks läheb Tänakul aega ja muidugi täna hommiku esimese kiiruskatsel jää peal tehtud väike väljasõit, kui ta sai umbes pool minutit läks sinna kaduma kenasti. Pealtvaatajad tulid, lükkasid ta teele tagasi, et eks see mängis natuke oma rolli. Et tal ei ole nagu võidelda ka mitte millegi eest praegu, et ta püsib 4. ja kuna ralli ju lõpeb tegelikult nii-öelda suured punktid mängitakse välja laupäeval, siis seda vahet aga tagasi ei tee, see vahe on nüüd kogu aeg suurenenud. Aga eks Tänak mängib ka muud mängu natukene, et ta säästab võib-olla rehte selleks, et olla pühapäeval, kui taaskord punktid mängu tulevad, siis ju on maksimum võimalus 12 punkti teenida, et äkki siis olla löögivõimelisem. Sebastien Ogier jättis seal ühes intervjuus väga salapäraseks, et mis põhjusel tal silm märjaks läheb. On rallipargis rohkem kuulda, mis need põhjused võivad olla seal isiklikud? Ja tal pidid olema mingid perekondlikud probleemid, et seda nagu praegu ei tea ja ega keegi ei hakka ka küsima, et kui mees räägib, siis mees räägib ise ja ta lubab seda teha pärast ralli lõppu. Aga Ogier ikka sõidab päris võimsalt, tal algus läks natukene käest ära, esimene kiiruskatse ei olnud parim ja eile oli ka ju siin natuke väikseid probleeme, aga siis hakkas nüüd aega tagasi võitma ja see, kuidas ta siin nendes jäistes kohtades sõidab, et see on omaette nii-öelda vaatamisväärsus, et nagu ta kirjeldab, et kui ühele katsel oli, see oli vist hommikune 3. kiiruskatse, kui Thierry Neuville ütles, et nad said esisõitjatelt info, et kus kohas on jää ja kui palju seda jääd on, ja siis ta tunnistas, et ta tegelikult nendes kohtades oli liiga hoidis end tagasi, sest ta kartis, et jääd on enam, aga ei, seda ei olnud. Samas Ogier ütles täpselt samade kohtade kohta. Ütles nii, et ma sain esisõitjatelt info, aga see oli 2 tundi tagasi, vaatasin temperatuuri, teadsin, kui palju see jää sulab ja siis seal ma julgesin rohkem gaasi suruda kui teised sõitjad. Ja põhjus oli selles, et ma tunnetasin ära, et kus on jää, kus ei ole, et nägin seda ära ja oma kogemustele tuginedes, siis sõitsin veidikene kiiremini. Et kui sa ikka elad siin kapis ja kunagi tahtis saada ju suusainstruktoriks ja sõidad autoga kogu aeg mägedesse nii-öelda tööpaika ja sinna suusapaika, et siis sa õpid seda teed küll niivõrd hästi tundma ja tunnetama, kus on libe, kus ei ole, nii et tal on ikka kõva kodu eelist siin küll. Kas sa meie esisõitjaid oled ka näinud? Ei, nemad ajavad hoopis oma asja ja just siis, kui mina kuskil liigun, on nemad juba rajal küll, aga ma tahtsin rääkida Martin Järveojaga pärast esimest 3 katset lõunapausi ajal, aga tal oli väga kiire, ta istus autos ja kirjutas ümber seda infot, mida siis esisõitjad olid talle andnud ja seal oli ikkagi üsna palju seal legendist kustutamist ja uue kirjutamist. No ma lõpetuseks toon jutu korrale traktorite juurde tagasi, et kuidas see nii on, et traktorid siis ei sega ülesõitudel piloote, et kuidas ülesõitude graafik niimoodi on sätitud, et nendest mööda saab? Vaata, seal on see asi, et nendel ülesõitudel ei ole liiklus nii tihe ja lihtsalt sõidetakse neist mööda. Et kus kohas nad liiklust takistavad nii-öelda väljaspool neid kiirteid, ongi just nendel suurematesse linnadesse sissesõitudel ja väljasõitudel, kus sealt tuleb ikka terve maist, tähendab kiirteele autod ei saa tulla ja siis pööravad sinna mägiteele ja seal on neil hea nagu liiklust takistada, aga seal, kus need rallimehed sõidavad, et seal ei ole asjal mõtet, et neist sõidetakse kenasti üle ja ümber. Aga ma rääkisin ka siin rallikorraldajatega ja nad ütlesid, et jah, et õnneks on farmerid meile vastu tulnud, sest üks seltskond
arvas enne rallit, et tegelikult tuleks hakata ka rallit häirima, et siis saaksid põllumehed rohkem tähelepanu, aga õnneks see kamp, kes tahtis nii teha, et see jäi vähemusse ja põllumeeste ametiühingud otsustasid ikkagi rallit säästa. Küll aga homme võib hakata tekkima probleem, õigemini ülehomme, kui autod hakkavad kapist minema Monte Carlo poole, sellepärast, et kui siis ka kiirteed on kinni, rallimeestel pole probleemi, nemad peavadki mööda mägiteid sõitma, nemad saavad rahulikult läbi, aga kogu see rallipark ja kümned suured rekkad ja megasuured rekkad ja kui nemad peaksid ka seal mägiteedel liikuma hakkama, siis oleks seal ikka väga-väga kõvad ummikud, nii et vaatame, aga paraku keegi ei tea, mis pühapäeval toimub ja kas põllumeestel võib-olla pühapäeval, kes viitsib võib-olla streikida, et võtavad asja rahulikumalt, hakkavad esmaspäeval uuesti tihta. Sul on kohe meediatund tulemas, mis sa Otilt küsida kavatsed? No ma kavatsen küsida, et mille pärast tal pärastlõunastel katsetel seda lisaaega juurde tiksus, kas endiselt ei ole autoga kohanenud või ei ole praegu mõtet gaasi liialt suruda ja püüda pole midagi. Tahaks küsida ka, et kas nende 1,5 päeva jooksul on talle ka midagi sulaselget rõõmu valmistanud ja kolmas on see, et just, et kas ta taktikaliselt juba mõtleb pühapäevale ja seal võimalikele punktidele, ehk siis säästab rehve ja teeb oma nagu taktika erinevalt nendest esimestest 3 mehest, kes peavad ikkagi homme täiega suruma, sellepärast, et seal on väga tihe sekundite mäng Willie Ogier ja Evansi vahel. Kuule, olgu, jääme su videoid ootama ja kena õhtut sulle. No, teeme nii, nägemist. Nii, Jaani jutud kuulatud, on ikka, elu on seikluseks. No korralik möll, aga nii kaua kui sa Jaaniga rääkisid, ma siin vaatasin, mida ralli Twitter, X räägib, siis nägin huvitavat videot, kus Sebastian raja ääres vaatas rallit ja lükkas jalaga kive tee pealt ära ja jooksis mäe otsa tagasi, nii et ässad on siis, kui sõita ei saa, siis puhastavad teed. Vot nii. Hakkaks seda ralli käiku kuidagi neljapäeva õhtust ikkagi ketrama, et mul on hea meel, et ma ei läinud magama, et ma nägin seda tulemöllu, mis ikkagi toimus, et ma ütlen, et mul võttis pisara märjaks, kuidas ikkagi korraldatakse raja ääres asju. See oli üliäge vaatamine ja võiks öelda, et see saluut seal kestis põhimõtteliselt terve katse aja, võiks öelda, et kuskil keegi mainis, et nagu vanad B-grupi aeg oleks tagasi tulnud, et kui rahvas oli tee ääres ja möll käis ja tuled ja ilutulestikku ja kõike värki, et see oli korralik show. Et ma arvan, et mõni mees oleks nõus maksma selle ühe katse vaatamise eest ainult suurt raha juba, et seda siin telepildis oli äärmiselt suured emotsioonid. No väike tulekahju tekkis ka ja siis sellepärast teine katse ka viibis natukene, aga... Anname andeks. See oli mega, noh. Ja, et kõik maha ei põlenda, et saime ikka katse ära sõita. Ja, ei, see oli... Jordan Zerderiidis sai sõita ja... Mina arvasin, et Zerderiidis pani ameti maha, aga tundub, et ta pani ameti maha võib-olla, et ralli ühega rohkem ei sõida, et vist oli kõigil väike arusaamatus. Küsis siis norralannast Molli seal katse lõpus, et kui tõsise ettevalmistuse tegid, Zerderiidis saaks südamest naerma. Mis küsimus see on? Ma ei teegi ettevalmistust, ma lihtsalt sõidan. Käis sõi ühe seaprae alla ja lähme. Et kas reke läks hästi? Siuke mulje, et ei sõida reket ka mitte. Ma arvan, võttis Munsteri legendi, et paneme sellega, et nad koos ühes autos istunud küll, jah. Nagu see sellist tempost tiksub, mis sellest rekest abi? Jah, põhimõtteliselt ongi rekke kiirus. Tähtsade rekke kiirus. Ei, no siukest vendi on ka vaja, et stardirõvis oleks ikka 70 autot. Nõus, kas ta ralli ühes olema peaks? Ma arvan, et ei peaks, aga see ralli 2 absoluutselt. Ralli 2 ikka, Polo R5 nii-öelda. Ei, seal absoluutselt tõmmaku ja vahva, kui sellised mehed sõidavad. Ja eriti vahva, et ta maksab ju Munsteri sõidud kinni. Kui ta panustab rallisse üldiselt, siis on eriti vahva. Ja jääb raha veel endalgi sõita. No tundub nii. Aga Otil selles mõttes väiksed tehnilised probleemid eile. Kusjuures samad probleemid olid ka Mikkelsenile.
Et räägime siis selle ära, et see oli selline mingi gaasipedaali probleem siis on ju, et kui jala gaasi pealt ära võtsid, siis tahtis nagu gaas peale edasi jääda, et selline veider ja huvitav probleem, mis tekitas päris palju ärevaid momente, ma sain aru. Aga Jaanile ta rääkis jälle täna lõunapausil, et mootori mappingute probleem. Nojah, eks see tegelikult kokkuvõttes võib öelda, et nii-öelda mingi elektrikamm on ju kuskil, et mingis elektrisüsteemis kuskil ja sama mootori mäpid on selle sama nii-öelda süsteemiga seotud, et kuskilt mingi error oli, mis siis ju siis järelikult seal gaasipedaali andurisse kuhugi läks, et aga õnneks midagi väga suurt ei olnud, et vist seal päeva lõpuks mingi 20 sekundi juurde see kaotus jäi või? Et polnud hullu, liiga hullu. Aga mis on julgustav ja mis me siin omavahel rääkisime, et tegelikult see Hyundai liigub, sest Neuville võidab ikkagi katseid. Ja kui me lihtsalt räägime sellest puhtalt, et kui me eelmine aasta kohe kuulsime, et Ott nagu ütleme siis vingus või kurtis Fordi probleemide üle, siis praegu teda seda teha ei saa. Isegi kui võib-olla tahaks, et Neuville paneb ees, on ju. Muidugi, Neuville on sõitnud viimased, ma ei tea, 7 aastat selle nii-öelda Hyundai all ja ta teab, ma arvan, et ma ei tea, iga Boldi ja Mutri ja Seibi kaalu ka juba peast. Et kindlasti tal on seal hetkel eelis, aga Ott on selles mõttes kindlasti nagu aumees, et kui ta näeb, et selle autoga sõidetakse, siis järelikult ta peab ka saama sõita. Siis vast selle hooaja võtmekoht on see, et kui kiiresti Ott selle autoga kohaneb jälle. Jah, ütleme nii, et võib-olla mul endalgi pärast Shakedown olid sellised tunded, et väga vist ei peagi kohanema ja ta isegi ütles, et see auto ei tundu nagu erinev olemat tema viimastest kilomeetritest selle autoga, et aga tänane rallipäev ikkagi andis mingit teistsugust signaali selles mõttes, et anname aega, et minu meelest viimase katse kommentaarist ta ka ütles, et slowly, but getting there, et ehk vaikselt, aga tuleb. No just tänu selle punktisüsteemile ei tundu see 4. koht üldse väga, väga hull, et teada on, et 4. kohaga võid ka ikkagi võtta veel kõige rohkem punkte, kui hästi manageerid. Täna vaatasin siin Eesti telekanalilt seda ralli ülekannet vahepeal ja siis ka seal ässad ütlesid, et alguses kirusid küll seda punktisüsteemi, aga täna peab aina kiitma seda. Täna tundub päris hea, et nüüd juba on päris hea punktisüsteem. Et selles mõttes see kindlasti Otile annab võimalusi rohkem ja nad tegid nii-öelda omad arvutused sealt peast kähku, kui nüüd 4. ja pühapäeval võtta esikoht on ju, siis 22 punkte võiks olla nagu puht teoreetiliselt on ju ikkagi laual, mida võtta. Aga mis arvutusi hakkavad tegema need, kes on ikkagi esiotsas, Elvin Evans, et kuidas sina, ütleme, et sa oled ka laupäeva õhtuks liider, kuidas sa pühapäeval selle 3. katsel vastu lähed? No aga ma arvan, see saab olema kõigile, ma arvan siin rallil eks nagu Oti situatsioonist või poolt vaadates on kindlasti tema mõtleb selle strateegiale rohkem, mida teha pühapäeval. Ma arvan, et Evans on see mees, kui nüüd ootame muidugi homse päeva ära, mis seal homme õhtuks saab, aga kui olukord on sama, siis ega tal ei olegi midagi teha, ta sõidab nii nagu ikka igat teist rallit edasi. Et ta peab lihtsalt võtma sealt sama hooga jätkama ja vaatama, mis saab. Evansi puhul muidugi on probleem see, et minu meelest pühapäevad on tal sellised, mis nagu vajuvad ära. Et ta võib küll laupäeva õhtul liider olla, aga see pühapäeval see kukkumine on kuidagi nagu alati olnud statistikat vaadates päris suur ja igal rallil. Et ehk võib-olla sellest mugavustsoonist peab välja tulema, et kui sa oled kuskil juba nii-öelda kindlalt on ju, ja kas sa mängidki seal ralli võidu või teise koha peale, et eks kõik kindlasti tead võidu peale, aga kui ei tule seda võituna, ei ole hullu, võtame kindlad punktid, siis tegelikult nüüd hakkab see rolli mängima, et Evansi puhul näiteks eriti, et see pühapäev tuleb teha korralik rallipäev ja muud valikut ei ole, sest ma hakkan siin eetritagust juttu nüüd natuke rääkima, sina ütlesid mulle just, et Elfin Evans võib-olla on see mees, kes siin tiitli peale võib kindlasti sõitma hakata. Ei ole ka saladus, on ju, ilmselgelt ma arvan, eelmise hooaja keskpaigast on ta teinud suure hüppe ja tundub päris stabiilne vend. Et see mentaliteet tuleb nüüd kuidagi läbi mõelda, mis pühapäeval saab. Evans tiitli vend või? No nii sa ütlesid. No nii ma ütlesin, mul tundub Jaa ei, see polegi midagi halba. Kogu tiim ikkagi saab sõita ju ühe mehe nimel. Ja olgem ausad, ega tal, ma arvan, meeskonna poolt on tal päris konkreetne eesmärk antud. Tiitel või ma ei ütle nüüd mitte midagi, aga ma arvan, et tiitel on kindlasti nende suur prioriteet. Ja Takamoto Katsuta ei võta seda tiitlit. Elvin Evans on meil 35-aastane. Kui nüüd selle aastal ka tiitlit ei tule, ma ütlen, et
millal siis veel? Ja tegelikult minu meelest isegi... Dakar näitab, et rallit saab sõita ka 61-aastaselt, on ju? No, ütleme Dakari küll, jah. Aga mitte sellist sportrallit nagu WRC on. Aga tegelikult ju ikkagi spekuleerite ka eelmise hooaja lõpus, et mis saab Evansist. Kas ta on piisavalt atraktiivne sõita Toyota jaoks? Tegelikult nagu on. Tegelikult ta ju statistikat vaadates jälle vaatame punkte nagu on, aga ta alati kuskil on, aga keegi tähele ei pane teda. Et ma arvan, et see aasta peaks olema tegelikult see nii-öelda enda tõestamise aasta küll, sest ma arvan, et kõik on hetkel talle antud, et nii see minema peaks. Jaa, tegelikult kui sa vaatad seda esinelikut, tundub nagu loogiline, et me teadsime, et need 4 meest hakkavad seal ees olema, mis järjestuses see võib-olla hakkab siin varieerima ralli lõikes, aga sind hämmastab, ma tean, Andres Mikkelseni kiirus. Jaa, no ega ma eile ka natukene ikkagi siin rääkisin, et... Kes, ütleme, et on siis 6 ja seal vahepeal on Formeau. Jaa, et ma täpselt ei saa jätkuvalt aru sellest Mikkelseni Hyundai's viibimisest. Minu meelest oleks igati loogilisemalt Sunninen, sest Sunninenil on selle suure ralli 1 auto kogemus all. Ta on näidanud, et ta suudab ralli võitude peale sõita selle autoga. Ja minu jaoks on täiesti... Ja lisaks see ei ole vähetähtis faktor kindlasti. Meil oleks vaja ka Soome turgu siia taha. Ka ralli TV-l oleks seda Soome turgu praegu vaja. Kindlasti. Ma arvan, et Norras ei ole pooltki sellist. No jah, just. Et see oli eile veider mu jaoks, täna on see veel rohkem veider, sest ma ei taha öelda, et nagu oogu pole ja midagi nagu siit täna ei tulnud, et ma lihtsalt oleks võib-olla tahtnud näha, et ta oleks Formeauga võidu sõitnud, ehk minut 20 on seal kuhugi kaduma läinud. Et kui Munster talle nagu siin, võib öelda stabiilselt ikkagi koti pähe tõmbas, et siis on kuidagi nagu hapu asi minu jaoks. Aga ralli on nii alguses. Hooaeg on alguses. Mida ma kardan Mikkelseni puhul on see, et ta ju jagab autot nii-öelda Lappi ja Sordoga. Mis tähendab, et ja öeldi välja ka ju, et Mikkelsen siis võtab asfaldiralli, nii-öelda asfaldispets. Kui ta võtab nüüd Monte, võtab mingi Horvaatia, mis seal veel on sellist Kesk-Euroopa, need on kõik rasked rallid. Need on kõik rasked rallid Mikkelsenile ka. Ehk ta lõpetab hooaja niimoodi, et tal pole mitte ühtegi säravat hetke. Et kas siis järgmine aasta visatakse ta üle parda ja võetakse Sunninen punti? Parandan sind, et Munster tõmbas talle koti pähe 1., 2., 4. ja 5. katsel. 6., 7., 8. ja 3. oli Mikkelsen parem. No ütleme, napilt aga oli parem. Ütleme päeva lõpuks see vahe on neil... Jah, Munster on ju tagapool 28, sest Munster istus kraavis. Et sealt see nii-öelda tänase päeva kokku. Aga ühesõnaga võtame teema kokku, kuidagi hetkel täna ütleme veider otsus see Mikkelsen oli, aga anname aega. Jaa. Lähme küsimuste juurde või? No lähme. Meil neid ikka on. Eks auhind ole ka magus, tuletan meelde, et Timo Anis prindib pildi välja, paneb oma signatuuri peale ja kingib teile. Millise pildi ja kuidas te selle valida saate, selle kõik räägime veel läbi, räägime ka Timoga läbi, aga meil on Heiki on saatnud lausa mitu küsimust. Kui ma nüüd leiaks Heiki esimese küsimuse üles, oleks ajaliselt päris okei. Nii. Heiki ütleb, et alustame siis kirjavahetust uue hooga. Mõtted uue punktisüsteemi osas. Mõnedel rallidel, kus pinnas sööb rohkem rehvi või sobivaid rehve nädalavahetuseks vähe, seal võib oodata seda, kuidas sõitjad valivad välja, kas panustavad pigem reedele, laupäevale või pühapäevale. See võib lisada põnevust, aga võib ka teisiti mõjuda. Kui nii-öelda üks sõitja panustab reedele, laupäevale, teine pühapäevale, siis lõpuks ei toimu võidusõitu kummalgi perioodil. Saad sa sellest aru? Jaa, see kindlasti tuleb ja ma arvan, et see tuleb juba Montes, sest kui me täna vaatasime näiteks Oti rehvi valikut, siis see oli mõnevõrra teistsugune kui konkurentidel, ehk teised panid softiga ja Ott kasutas minu meelest alati ühte supersofti, mis tähendab, et ta proovis jätta pühapäevaks rohkem softi alles, ehk ta saab pühapäeval eelise. Nüüd kas see võiks midagi suuresti mõjutada? Ma arvan väga mitte, sest hetkeseisuga on näiteks Ott ainuke, kes seda teeb. Ka põhjus on selleks, sest Otil oli välja sõita. Et ma arvan, et nagu jah,
sellist asja, mida ta kirjeldab, noh, ma ei ütle, et ei saa toimuda, ikka saab, aga see on jälle kogu ralli selline võlu, et sa ei tea kunagi ette, mis saama hakkab ja nagu tänase näitel, siis hetkeseisuga on üks mees, kes kindlasti saab pühapäeval eeli, siis on Ott Tänak. Heiki teine teooria on see, et ei üllataks, kui panustataks reedele laupäevale ja siis jäetakse mõned rehvid punktikatsele, mis tõttu pühapäev enne punktikatset on ikkagi kulgemine. No jälle, kuidas sa soovid, mis eesmärgiga sa lähed, on ju? Olgem ausad, see pühapäevane mitu punkti seal laual on ikkagi suur, kas see oli 7 punkti võitjale või? Kui ma praegu peast... Ja, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et kui sa panustad punktikatsele 5 punktile, siis hoia seda rehvi, aga sa jääd ilma potentsiaalselt seal kuskil 7 punktist veel. Kas see nagu päriselt sulle mingid edu tagab on, või sa lähed, paned terve päeva, võtad kindlalt näiteks seal mingi kas või 4 punkti ära, oled seal 4. pühapäeval ja loodad, et saad ka punkti katselt võib-olla, noh, tänase seisus me saame öelda, et jagatakse ju 5 punkti, 5, 4, 3, 2, 1. Ehk sa võtad sealt võib-olla 4. positsiooni Power Stage'ilt, et top 3 ei suru, noh, sa oled ikka nii-öelda edus, et kui sa ainult Power Stage'ile paneksid. Et tegelikult see punktisüsteem on, ma arvan, suhteliselt nutikas, et sa ei taha pühapäeval ainult punktikatsel suruda, sest seal on veel nagu võtta mõni punkt, et isegi kui sa ei suru seal esimese teise koha peale, siis sul on ikkagi veel 3., 4., 5., 6. positsioon, kes saavad punkte, et ma ütleks, et eks me näeme nende rallidega, me praegu spekuleerime, aga et kuidas see olema saab. Hetkel tundub, et see on selles mõttes päris nutikas lahendus, mis on tehtud. Ja Heiki arvab, et nutikas lahendus on aga selles mõttes, et poolt hooaega läbivad sõitjad ei pruugi saada nii suurt edu kui varem. Laupäeva õhtuks võivad nad juhtida, aga pühapäeval on ka teistel võimalus punkte saada, seega kokkuvõttes vahepunktides ei pruugi olla nii võrdsuur kui varem, kus mõnel rallil võis juba 25 punkti ära reserveerida poolikut hooaega tegijale. No see on see sama, et no see mängib ju kõigi kasuks ja annab kõigile võimaluse oma kehva laupäeva pühapäeval kompenseerida näiteks. Just, et ei ole see, et Sordo sõidab Portugali ja võtab makspunktid, on ju, et see ei ole kindlasti täna nagu 100% nii lihtne, nagu ta oli eelmine aasta näiteks. Aga Heikil on küsimus ka, et kas te teate, mille järgi fantasy mängus võitja määratakse? Kas laupäeva lõpu järgi või võetakse ka pühapäevaseid katsed arvesse? Ma arvan, et ikkagi see lõpuaeg. Lõpuaeg ikka, jah, et kellel kõige väiksem aeg on. Ja, ei hakka siin meie punktimänge mängima. Fredi, tundub, et meie uus küsija, varem pole näinud, et oleks küsinud, kuna oodata on kuiva puhasta asfaltirallit, siis ilmselt rehvitaktika väga suurt rolli mängima ei hakka. Aga siiski, millisel juhul sõitjad eelistavad softi ja millisel supersofti? Millise valikuga läheks Roland peale ja mitme varuga? Ma hakkasin ka mõtlema meile, mis need supersoftid siis juurde annavad. No supersoft on eelkõige täiesti nagu nii-öelda märja asfaldi peal sõitmiseks. Ehk nad on pehmemad, kui on soft. Pehmem rehv läheb kiiremini soojaks, annab rohkem pidamist märgades oludes, ehk siis kui teepinnas on jahedam. Soft on, ma arvan, nagu täna siin tämp oligi kergelt, kuskil oli niiske, kuskil võib-olla väike lõik märg, aga enamasti oli selline poolniiske asfalt. Ehk siis see rehv läheb normaalselt soojaks, et ei ole vaja liiga pehmet rehvi ja supersofti, et saada see rehv kiiremini soojaks, et see pinnas on normaalne. Ja kui tänaseid katseid vaadata, siis ilmselgelt oli see soft, oli see õige valik, sest sellist liiga märga olu ei olnud. Ja kui me vaatame, et miks Ott pani selle supersofti, siis ongi see teema, millest ma just rääkisin, ta tahab saada pühapäevaks mingit eelist. Teised panevad oma softid läbi, ehk nad sõidavad supersoftidega või peavad kasutama pühapäeval tõenäoliselt midagi. Need kuumenevad üle kuivades oludes ja see tähendab, et auto muutub kas alajuhitavaks või ülejuhitavaks, oleneb, kas need supersoftid on ees või taga. Üks nalja küsimus ka siia vahele. Roland on küsinud, perekonnanimi erineb sinu. ei saanud sina öösel kuutõbisena meile kirjutada. Kas mõni rallisõitja Monte Carlos kasiinos ka mängimas käib? Ma arvan, et Serdriidis äkki ikka käis või? Ma arvan, et keegi neist 70 ikka. Küll keegi ikka käis läbi, ma arvan. Ja. Ütleme, et süvaanalüüsi pole teinud, Jaanile ülesannet ei anna. Heiki küsib, et millal stardijärjekord muutub? Stardijärjekord muutub laupäeva hommikul, ehk siis tänaste nii-öelda reede õhtuste tulemuste järgi. Läheb homme, siis pööratakse ümber. Ja nii lihtne ongi.
Lembitul on väga tähtis küsimus. Tere, kahju, et teid näha pole. Väga kahju, küll tulete, aga Bulgaaria rahvuskangelane sõidab Venemaa kaardilugejaga. Mis saab siis, kui nad tahavad Delfi rallile tulla? Venelased meile ju ei saa. Kas ta peab kaardilugejat vahetama? Edu teile ja tulge ikka pildiga tagasi. Lembit tahab meid siis ka näha. Mul on juuksuris käimata, kui ma juuksuris ära käin, siis ma tulen. Aga Bulgaaria rahvuskangelane. Ma arvan, et Urmo Aavalt küsimata. Ma tean Urmo vaateid, ta ei lase seda Bulgaaria rahvuskangelast meile sisse. Ja ma arvan ka, et ole või ma ei tea, sakslane või belglane või ma ei tea, kes iganes, et me teame, kes sa tegelikult oled ja minu meelest ega ka temaga oli vist, et ma ei tea, kas oli temaga see lugu, et kui sa ikkagi selgelt oma vaateid nii-öelda avaldad, et kas siis oleks nagu võimalus, et sind aktsepteeritakse või? Ma ei tea, kas oli, vaata F1-s oli selle... No aga kui su ajalugu on see, et sa oled sõitnud kuskil juba niimoodi, et Z-täht on katuse peal põhimõtteliselt. No okei, siis on jah, seal ütle, mis tahad. Ja see kõlakas, et isa tegeleb nende tootmisega, mis täristavad ja paukudevad. Ei, selles mõttes küll jah, et siis pole nagu küsimust. et siin pole nagu väga... Võid ka lätlane olla, mis ta on ka olnud, on ju. Jah, et pole vist arutluskohta jah, sellisel juhul. Nii et loodame, et ta üldse ei proovigi seda. Ütleme nii, et sellisel juhul ma arvan, et ega ta ei proovigi. Ja. Siin ta süüaks elusast peast ära. Ja Lätis ma arvan ka. Ja tõenäoliselt küll. Ingmar, tervitused Ingmarile. Kuidas on meie eksperdi selle aastased plaanid? Kus kihutamas saame siin näha ja mitu karikat aasta lõpuks lauale on tulnud ja kas Gunnarit ka roolis näeme? Gunnar, me peame tegema ekipaaži, kus sa tuled siis mulle kaardilugejaks. Mind näeb iga päev roolis, selles mõttes, et Mazdaga sõidan Koplist kesklinnas Koplisse ja vahel teen kõrvalepõikeid mujalegi. Mul oli üks äge Subaru siin, mille ma müüsin maha nüüd. Üks Austraalia härra tuli ostis ära. Aga ma lubasin küll eelmine aasta suure suuga, et kuskil ma see aasta sõidan. Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma tahaks kuskil sõita. Mitu karikat ma ära toon? No ma ei saa üle ühe lubada, sest kui ma kuskil ühele etapile jõuan, siis on juba päris vahva. Aga eks me vaatame siin aasta jooksul. Mulle väga meeldib Saaremaa ralli Eestist, nii et... Talverallile ei ole üles andnud? Ei ole. See juba järgmine nädal ju. See on järgmine nädal, jah. Kaido annab päris huvitava mõtteharjutuse, proovime läbi ammustada. Hakkasin ralli punktisüsteemi peale mõtlema. Laupäeva õhtuse seisuga antakse punkte 18, 15, 13, 10, aga ralli tuleb lõpetada. Hetke seisuga saaks täna 10 punkti. See kõlab nagu matemaatika vihikus kuskilt. Kui 3 mees tema ees katkestavad pühapäeval, kas siis jäävad 18, 15, 13 välja jagamata või tõstetakse need teised edasi ja tänaks saab 18 punkti? Tõstetakse edasi teised ikka, see loogika peab olema, ma arvan. Et siis laupäevased punktid ikkagi tagasi ulatuvalt antakse. Ma arvan, tunduks kuidagi loogiline. Samas ma ei tea. Sellest pole nagu räägitud. No. Sest kuskil äkki on kirjas ikka. Teeme kodutöö, proovime selle homseks vastata, sest... Aga see on päris huvitav. See ei tundu kuidagi üldse loogiline, et jääks andmata midagi. 4. mehe, kui sa pühapäeval oled 4. mees, sa võid lõpuks lõpetada ikka 30 punktiga. Jaa. Kui teised plähmerdavad? See on väga hea küsimus. Ja see pani praegu nagu mõtlema, kumba pidi loogiline oleks ja samas nagu mõlemad pidi oleks loogiline, et uurime selle järgi ja vastame sellele homme. Sest ma tõesti ei oska sellele praegu vastata. Jah. Väga huvitav on see laupäevane teema. Jah. Heiki, eelmisel aastal toodi naised mängu, ma siis toon lapsed ja edastan lapse poolt esitatud küsimuse. Kumb on raskem töö, kas olla piloot ehk rooli keerata või olla kaardilugeja? Ma mõtlesin, et kumb on raskem, kas olla pereisa kodus või olla rallisõitja. Pereisa kodus on raskem olla. Aga kumb on keerulisem? No, mul on kogemust mõlemal. Ma olen olnud kaardilugeja ka mõned etapid välismaalastel, kui keegi on abi küsinud. Ma arvan, et... Kummas rohkem stressi on? Seda sõitjana, ma arvan, on see suurem vähemalt minul, sest ikkagi sõitjana ma lähen midagi püüdma, millegest võitlema. Kaardilugejana ma olen seal nii-öelda kaassõitja olnud, et mul on suht savi, kas ta võidab või on 5, et meil on mingi muu eesmärk olnud nagu õppida ja toimetada.
jah, ütleme, seda peaks mingis professionaalse kaardluga käes küsima, et kuidas nende nii-öelda stress on, aga mina oma vaatepunktist ütleks, et sõitja on olla suurem stress, kuna ühesõnaga rool on minu käes ja mina vastutan selle eest, kuigi kaardluga ka loomulikult vastutab, aga ikkagi ma ei tea, segane vastus. Äkki sai mõttest aru? Kalle Ojaste, tervitused Kallele, küsib, kas on teada, miks Montes neid pürotõrvikuid fännid põletavad? Kas nad tahavad lihtsalt tähelepanu ja end pilti saada või on seal mingi muu põhjus? Eks ta mingi traditsioon on ilus tegelikult ilus ja tegelikult ega neid rallisid pole väga ju palju, kus midagi sellist näeb või neid näegi väga. Ja just see pimedas sõitmine ka, et seda ka ei ole liiga palju tegelikult. Rootsis ka pannakse pimedas midagi? Rootsis on pigem lõkk, et minu meelest lihtsalt, et ma ei ole väga näinud. Pimeda katsed on, eks? Jaa. Aga eks selles mõttes minu meelest on see äge traditsioon, mida tehakse ja ma arvan, et lihtsalt generatsioonid lähevad edasi ja jätkavad selle traditsiooniga, et ma arvan, et see on üks asi, kui Monte Carlo ralli peale mõelda, siis on see just see pürotehnika ja ägedad valguslambid ja sellised asjad. Ja küsimus saiki otsa. No aga täitsa palju oli. Täitsa mõnus oli, jah? Jaa. Vaatame homsele kavale ka otsa, mis kell meil homme ärkama. Laupäevasel päeval ärkamine 9.05 hakkab katse pihta. Jaa, 9.05 hakkab katsega, mille nimi on Esparron, 18,8 kilomeetrit pikk, nii et selline hommikuseks kohe selline mõnus, peaks soojaks saama küll. Ja siis sõidame 20,04 ja 21,37, natuke kilometraaži on rohkem kui, mis natuke, 120 on homme, täna oli 105 kokku. Ehk päris tummine päev. Jaa, ma praegu lihtsalt tuli meelde, et Power Stage, kui tavaliselt on topelt läbimine nii-öelda, 2 korda läbitakse ka Power Stage'i. Siin ei ole. Siis siin ei ole, siin läbitakse 1 korra. Sest see teekond võetakse sinna Monte poole. Just. Ja tegelikult see võib anda päris suure eelise nüüd nendele, kes tagantpoolt stardivad, sest kui teine läbimine oleks, siis see tee on ühtlaselt nii juba kruusane ja porine, oleneb, kui palju lõikamiskohti seal on, Col de Turinil ikkagi on, kui ma peast praegu ütlen. Et see võib anda mingi huvitava eelise, aga see on juba pühapäevad ja me sellest räägime homme õhtul täpsemalt. Jaa, homme mina siin lõunapausi ajal ma arvan, ma SS12 ei näe, sest ma lähen Ferrari filmi vaatama. No ütleme, vähemalt oled kuidagi masinatega seotud. Masinatega vägagi seotud, jaa. Ja siis homme õhtul peale viimast katset oleme jälle siis ühenduses, võib-olla mitte füüsiliselt, sest sul on mingid muud plaanid. Jaa, ma pean homme olema ühel juubelil, nii et ma olen telefoni teel olemas, korra hüppan juubelilt välja ja Teams loetavasti on sul ka. On ikka. Igal tänapäeval peab igal inimesel vist see olema. Tänapäeval peab olema sul Teams, Zoom, TikTok, X, mis sul veel peab olema? Facebook loomulikult, Instagram, muidu sind pole olemas. Siis peabki ostma telefoni, mille mälumaht on suur juba, sest sul peab nii palju asju alla laadida. Ja siis ikkagi seda prügi pead ka aeg-ajalt kusutama. Ja täna on ju see digiprügipäev. Täna või? Täna on, jah. Minu arust on, et koristama digiprügi või kuidas seda... Hakkame vaatama, mis äpid meil siin vajavad. Kustutame kõik ära. Mul on muudki teha. Mingi digiprügiga tegeleda. Aga tänud kuulamast ja kohtumiseni homme. Ja, 6. käik varsti, number 1 podcast Delfis. Natukene läheb veel aega, kohe. 6. käik.